Tere, armas, mina olen Triinu ja jagan sulle täna seda kohta, kus mina täna olen. Ja selle teemaks on see pool, et kas sina tunned ennast piisavana või sa tunned ennast ebapiisavana. See tähendab seda, et kas sinu kehas on igapäevaselt ärevus, sest ärevus on saadud meil lapsepõlvest, kus meid on võrreldud, meid on kritiseeritud ja keha õpib ära selle koha, selle tunde enda kehasse. Ja ärevus lihtsalt annab sulle märku. Aga teine tunne, mis võib su kehas olla, on see pool, et sa väärtustad ennast. Sa oled endas kindel, sa tead oma väärtust ja sa elad läbi selle. Nii et kui sinu enesehinnang, eneseväärtus on saanud kannatada lapsepõlves, siis tea, et sellega ei ole mitte midagi valesti, vaid see on võimalik üle kirjutada. Nii et mina olen tulnud ära sellest kohast, kus sa minu juba lugu tead, igapäevaselt ärevusest ja täna ma olen tulnud siia kohta, kus ma olen iseenda sees teinud ära selle muutuse, kus mina olen väärtus. Ja see tähendab seda, et täna ma võingi sulle öelda, et meil on täiesti võimalik tulla ära sellest ärevusest, tulla siia kohta, kus ma näen väärtust iseendas ja loon oma elu läbi selle, teades seda, kes ma olen ja miks ma siin olen. Nii et see on ülioluline tänases maailmas, sest inimestel on nagu nii suur surve tööl käimise ees, asjade maksmise eest, kõik seda ja kõik on täielikult paanikas, nii nagu minagi olin. Aga ma näitan sulle täna seda kohta, et on võimalik tulla ära siia kohta, kus sa tunned ennast turvaliselt oma kehas ja sul ei ole ärevust ja sa tead, miks sa siin oled ja sa tead, mida sa teed ja see annab sulle sellise kerguse luua ja õpetada inimestele nagu väärtustama iseennast ja tulema ära turvatundesse. Ja see turvatunde loomine ongi üks nagu minu võib-olla lemmiktegevustest, et inimesed saaksid tulla ära turvatundesse. See on juurtšakra. Kui su juurtšakra on selles mõttes ta ei ole nagu, ei tööta täisvõimsusel, siis sa lihtsalt tunned seda ärevust hästi tugevalt. See sõltubki sellest, kui tugev on sinu ärevus. Ja see näitab ka seda, et kui palju sa näed väärtust iseendas. Aga teate, sõbrad, kõik on võimalik täna. Täna on kõik võimalik. Et ära jää sinna kohta. Minu eesmärk on jagada oma lugu ja oma sõnumit, et ka teised saaksid ära tulla kohta, kus nad väärtustavad iseennast ja muudavad ära oma keha sõnumeid. Üks nendest on see pool, et kui inimesed on saanud alateadvus on salvestanud, et ainult elu käib läbi pingutuse, siis tegelik tõde on see, et elu käib läbi voolamise. Sa voolad. Selleks on vaja alateadvuses muuta ära sinu mustrid, et hakata looma ja elama läbi loovuse, mitte läbi pingutuse. See viib stressi, ärevusse ja keha annab sulle kohe märku. Ehk siis võta vastutus iseenda elu eest iseenda kätte ja sa tead, et on olemas 2 teed. Ehk siis südametee, iseenda väärtustamise tee, kus sa lood ja elad ja õpid looma siis küllust iseendale, et sa ei ole seal kellegi lükata ega tõmmata, vaid sa saad selle ühenduse iseendaga ja lood iseendale oma elu. Ja see on parim asi. Kus iganes sa täna oled, siis tea, et ebapiisavuse tunne on võimalik ümber kirjutada
piisavuse tundeks. Ja see tegelikult tähendab seda, et sa väärtustad ennast, sa oled eneseväärtuses ja sa tunned ennast oma kehas turvaliselt. Mina olen Triinu ja olen täna siis see hing, kes siis aitab ka teistel inimestel jõuda siia, kus mina olen ja aitan näidata neid kohtasid, kus sa võid olla kinni ja sinu energia ei liigu, aga sa tahaksid seda. Nii et kõik, kes väärtustavad täna enesearengut, siis mina saan olla sinu teejuht, et sa ei peaks olema seal kannatuses, vaid elada iseenda väärtuses. Aitäh sulle!